sõpru, tuttavaid, kolleege, perekonnaliikmeid. Hakkame otsast minema ja vaatame, kuhu välja jõuame. Eriliselt hea meel on sellepärast, et praegu on käimas diplomaatia nädal ja me saame selle diplomaatia nädala raames esitleda raamatut Ajariimid, peatükke Eesti-Saksa põimitud ajaloost, mida on välja andnud Välisministeerium ja mida on tehtud siis, võiks öelda, kokku nüüd 5 aastat. Palju unetuid öid ja päevi on nende kaante vahele kokku saanud. See on huvitav raamat ka selles mõttes, et ta on algusest lõpuni kirjastatud Välisministeeriumi poolt. Asi, mida, nagu te arvata võite, Välisministeerium igapäevaselt ei tee, et see ei kuulu Välisministeeriumi põhitegevuse hulka. Aga antud raamat siis on ideest kuni teostuseni algusest lõpuni Välisministeeriumi poolt tehtud. Nii et kõik selle raamatu nii-öelda sündimise etapid oleme pidanud omal nahal nii-öelda läbi elama, läbi kogema. Nii et võin vastata igale küsimusele, mis puudutab mis iganes etappi selle raamatu juures. Aga miks ta teoks on saanud see raamat? Võib-olla kõigepealt tehnilise poole pealt ja siis jõuame lähemale sisule. Omal ajal, nüüd siis juba peaaegu 5 aastat tagasi, tähistasime Eesti-Saksa diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäeva aastal 2021. Ja siis tundus, et ühest üritusest, olgu ta siis seminar või konverents ei piisa, et ammeldavalt kirjeldada seda, mis Eesti ja Saksamaa vahel toimub. Ja niimoodi sai välja töötatud idee loengu ja 2 kõnede sarjast. Kokku toimus 15 loengut ja 2 kõne. Kõige erinevamatel teemadel, alates diplomaatiliste suhete sõlmimisest, lõpetades spordi, teatri ja kirjandus ajalooga. Ja kui see loengusari, 2 kõnede sari läbi sai aasta hiljem, aastal 2022, siis tundus, et kokku on saanud piisavalt hea materjal, et seda ei tasu mitte niisama jätta. Ja niimoodi hakkas see pall veerema. Olid inimesed, head kolleegid, kes juhatasid mind õigele teele ja ütlesid, et meil on olemas nii-öelda võimalused, et midagi publitseerida. Et Vabariigi valitsuse poolt on ette nähtud teatud teadusrahad, mis on võimalik nii-öelda siis vormi ja nõuete kohaselt käiku lasta ja siis midagi kaante vahele saada. Ja niimoodi samm-sammult sai minema hakatud, sellist lõppkuju alguses ei olnud, et see tulemus, mis tänaseks on nii-öelda välja koorunud, on nii-öelda aja jooksul paika saanud. Ja kui seda raamatut nüüd konkreetsemalt sai 2022 tegema hakatud, siis istusime veel korra sisukonsultantide Ulrike Platti ja Linda Kaljundiga maha ja mõtlesime põhjalikult läbi, et mida võtta, mida jätta, mida juurde tellida. Ja niimoodi sai paika siis see lõplik teemade ja kirjutajate ring. Ja see põhiidee algusest peale ka loengusarja juures oli siis see, et tuua omavahel dialoogi Eesti ja Saksamaa, Eesti ja Saksa parimad vastava valdkonna eksperdid, pidada seda 2 kõne nii eesti kui saksa keeles ja see mõte sellest 2-kõnelisusest, sellisest põimitusest on siis sellesse raamatusse ka edasi kandunud. See raamat on 2-keelne, paralleelselt eesti ja saksa keeles, rikkaliku pildimaterjaliga, mis on täiesti omaette teema.
ja ta on mõeldud kasutamiseks nii Eestis kui Saksamaal ja seda on tema koostamise juures ka alati silmas peetud, et võib-olla Saksamaal, Saksa publikule on ühte või teist teemat vaja rohkem seletada kui Eestis ja jälle vastupidi, et Eestis on vaja seletada ja selgitada tausta mõne Saksamaaga seotud teema puhul rohkem kui seda siis loomulikult Saksamaal. Need sellised need väljakutsed selle raamatu juures nii-öelda tehniliselt olid ja lõpuks sai ta selline, nagu ta sai. Selle raamatu eesmärgiks ei ole kunagi olnud katta kõiki teemasid läbi kõikide ajastute. See oleks natukene liiga suur tükk olnud, aga eesmärgiks on ikkagi olnud anda teatud selline läbilõige, sissevaade, et lugejal pärast selle raamatu lugemist, läbi töötamist, läbi vaatamist oleks ikkagi selline tunne sellest mitmekesisusest, mida Eesti ja Saksa põimitud ajalugu eneses kätkeb. Ja kui nüüd sisu juurde liikuda, siis raamatu eesmärgiks on loomulikult nüüd rahulikult, distantsilt vaadata sellele Eesti-Saksa põimitud ajaloole tagasi, et olla paremini teadlik sellest, kes me ise oleme, kuidas nii-öelda need kaks ajalugu, Eesti ja Balti-Saksa, Saksa ajalugu, mis paljuski varasemalt on võib-olla erinevates vagudes ulgenud ja kirja pandud, kuidas need tegelikult ikkagi väga palju omavahel on seotud olnud, kuidas on toimunud väga eriilmelised põimingud, kultuuriülekanded ja tänu sellele ka siis nii-öelda selle teose nimi, ajariimid, need riimuvad mitte ainult ajad, aga riimuvad ka need lood, Eesti-Saksa lood selle aja sees. See mõte aegade riimumisest kuulub Mark Twainile ja seda on hiljem ka meelsasti mitmed poliitikud, riigimehed kasutanud oma kõnedes. Nii et selles mõttes ei ole siin midagi originaalset, vaid see on laenatud mõte, aga tundus sobivat siis seda teemat nii-öelda raamima. Mis mind isiklikult veel ka nii-öelda ajendas uurima ja natuke lähemalt vaatama sisse sellesse teemasse, oli selline sedastus, kui toimub mingisugune visiit või kui kirjeldatakse kahe riigi suhteid, siis öeldakse tihtilugu, et selle ja selle riigi suhted on head või need suhted on halvad. Need suhted on baseeruvad sügaval kultuurilis-ajaloolisel kokkukuulumisel. Ja mind huvitas, et mida see siis lähemalt tähendab, mida see heade suhete sedastus endas nagu kätkeda võiks, mida see Eesti-Saksa kokkukuulumine lähemalt tähendada võiks. Ja nüüd on olemas meil selline manuaal, mida saab siis sirvida, kaasa võtta, kui on minek Saksamaale kohtuma teemadel, mis võiksid kuidagi Eestit ja Saksamaad ühendada. Ja teiselt poolt minu vana süda on rahul siis, kui mõni noor ajaloohuviline, noor ajaloolane selle raamatu kätte võtab, leiab sealt midagi põnevat, edasi uurimisväärset, kui ta ka ei ole millegagi rahul seal või leiab midagi kritiseerimisväärset, siis on mul juba hea meel, et see genereerib mõtteid ja on pinnas millekski edasiseks. Ja Välisministeerium, kui ma rääkisin kirjastamisest, siis tegelikult eelnevatel aastatel on olnud seotud veel mõne kirjastamise ja raamatu väljaandmise projektiga. 4-5 aastat tagasi nägi ilmavalgust raamat Ameerikas 100, Kaarel Iirimäe ja Erik Marmei
eestvedamisel, aga seal oli ka Tartu Ülikooli kirjastus tegev, siis samamoodi oli Tartu Ülikooli kirjastus tegev Eesti-Jaapani suhteid puudutava raamatu väljaandmisel, oli 3 aastat tagasi. Aga siis jah, nüüd kolmandana siis Eesti-Saksa suhetest raamat, mis on siis algusest lõpuni Välisministeeriumi poolt kirjastatud. Ja selle raamatuga me mõtleme selles suunas, et ta võiks olla esimene pääsuke sellises vähe pikemas Välisministeeriumi poolt publitseeritavate raamatute sarjas, mis nii-öelda siis diplomaatia ajalugu, rahvusvaheliste suhete ajalugu, aga teooriat võiks Eesti ja võib-olla ka laiemale publikule lähemale tuua. Nii et see raamat on nii-öelda disainitud, loodud juba sellisena, et ta võiks olla mingi pikema sarja nii-öelda esimene teos. Nii palju raamatust alustuseks. Täna on meiega ka üks raamatu autor, kes pidas omal ajal koos Henning von Wistinghauseni ja Kaarel Piirimäega kahekõne teemal, mis siis tegelikult juhtus 90-ndatel. Kuidas Eesti ja Saksamaa suhted taasloodi, millised need esimesed sammud olid, millised need teemad kahe riigi vahel olid. Indrek Tarand. Indrek, ole hea, palun liitu minuga ja hakkame siis lähemalt rääkima sellest, mis on sinu jaoks alustuseks see sümbol, mis Eestit ja Saksamaad seob, mis on see sümbol, mis võiks sümboliseerida Eesti-Saksa põimitud ajalugu, sest see oli asi või probleem, millega ma ka selle raamatu juures silmitsi seisin, sest raamatule tuli ju leida kaanepilt. Ja küll siis sai mõeldud, et äkki see võiks olla nii nüüd, ma ei tea, keegi töötajatest äkki võiks aidata, et siia ekraanile selja taha seda pilti ei tule, mida ma siin arvutis näen. Jah. Vaatame kohe. Ühesõnaga, no palun, tuleb natuke siin nikerdada. Nii, ühesõnaga, sai siis mõeldud, et mis oleks kõige parem sümbol, mis Eesti ja Saksa põimitud ajalugu tema tervikust sümboliseeriks. Kas selleks võiks olla äkki Tallinna vanalinn, sest ju Lennart Meri ütles omal ajal, et Eesti kõige parem diplomaat on Tallinna vanalinn, mida iganes ta sellega siis mõtles. Või siis, kui Tallinna vanalinn on liiga suur ja abstraktne ja laialivalguv, siis äkki Vana Toomas, millel on pikk ajalugu, see peaks olema see originaalne Vana Toomas, sajandite tagune. Või kui tuleme kaasaja poole, siis äkki stseen Rainer Sarneti suurepärasest filmist November, Talutüdruk ja Mõisapreili. Selles stseenis justkui nii-öelda reflekteerub see omavaheline sõltuvus, see suhe, kuidas üksteisega koos oldi, kuidas oldi samas koos, aga eemal, kuidas talu poolt võib-olla vaadati kuidagi igatsevalt ja ihadevalt selle mõisa poole. Või siis, kui kunstitõde on natukene liiga abstraktne, siis äkki see päris mõisaelust, kus Eesti lapsehoidja hoiab noorparunit süles, kellest hiljem sai kuulus ajaloolane Alfred von Taube, või noh, siin on ka kannab sama nime, aga ajaloolaseks saab ta siis hiljem. Et justkui ka nagu selline Eesti-Saksa sümbioos. Või siis rändlahnud, mida Balti-Saksa kunstnikud hakkasid massiliselt 19. sajandi teisel poolel maalima. See konkreetne teos on Eesti esimese
naiskunstniku Julie Hagen-Fratsi teos Käsmu rändrahnudest. Toona üldse 19. sajandi lõpus oli geoloogia väga selline populaarne teadusharu, aga ka koguti rahvaluulet, Kalevipoja lood, Vingukivi lood, nii et baltisakslased justkui nägid endas ka mõnes mõttes selliseid rändrahne, olles siia Eesti rannale pillutatud. Ja rändrahnud tegid renessansi siis mõnevõrra hiljem, 2016. aastal, kui Brand Estonia lõi siis Eesti kuvandi raami ja selle raami aluseks olidki jälle rändrahnud. Aga mina meie heade kolleegide toel valisime siis õunad. Õunad kui kodusümbol, mis kasvasid nii taluhoovis kui mõisaaias, kuidas talust toodi sorte mõisa ja mõisast tallu, kuidas mõisa ja talu vahepeal olid inimesed, kes päriselt ei kuulnud ei mõisa ega tallu, aga mõis või ühesõnaga õun kui kodu, meie ühise kodu sümbol. Ja teiselt poolt, kui me räägime Eesti ja Saksa põimingutest, siis me peame silmas eestlasi, baltisakslasi, aga me peame silmas ka Saksamaad laiemalt. Ja õun selles mõttes, õuna sordiaretus, mis Baltikumis toimus, see jõudis ka Saksamaale. Neid õunu, mis Baltikumis on välja aretatud, neid süüakse tänapäevani Saksamaal. Nii et selles mõttes õun tundus hea sümbol. Aga kuidas sulle tundub? Ma tunnen ennast nagu Göttingeni ülikooli professor, kes on kuulanud ära üliõpilase huvitava ettekande, mis võiks olla Eesti ja Saksa suhete sümbol. Väga huvitavad mõttekäigud, väga otsustavalt hea valik, aga õige vastus on siiski see, et tänasest päevast alates Eesti ja Saksa suhete sümbol on see raamat. Aitäh, et sa selle ette võtsid. Ja ma peaks kiitma ka Välisministeeriumit, kelle kohta öeldi, et see ei ole tema põhitegevus raamatuid välja anda. Iseenesest poleks paha, kui Välisministeeriumi põhitegevus oleks raamatute väljaandmine, sest häid raamatuid on ikka hea lugeda. Ja praegu ma rohkem ei oska sellest midagi arvata, sest et tegelikult ka ma olen ju selle varem natukene kätte saanud ja seda natuke sirvinud, nii et ma arvan, mingi aja pärast hakatakse sellele viitama umbes samamoodi nagu me ajalooteadusest tänaseni saame üle Arbuzov vanema Grundriss, kumb tal seal on, Grund muidugi. Ja siis ja see on selline raamat, kus 100 aasta pärast keegi tahab sellel teemal midagi kirjutada, siis ilma sellele viitamata see töö ei kvalifitseeri. Vaat nii arvan mina. Või see sinu vana südant nüüd rõõmust? Ma arvan, et see on liiga lahke. Aga aitäh, igatahes. No jah, selleks sümboliks võivad olla tõesti mingid objektid, esemed, aga sümboliks võivad olla ka võib-olla inimesed. See on noor Boris Meissner, äärmiselt huvitava elulooga inimene, kes koos emaga, kui ma ei eksi, olles 2-aastane põgenes Pihkvast, kus ta sündis, bolševike eest Pärnusse, kus ta noorpõlve veetis. Tema sõbraks sai Paul Keres, kellega koos siis aidatavalt seal tennist mängiti, üks õpetas saksa keelt, teine õpetas eesti keelt, siis vastavalt. Ja hiljem Meissner õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust, lahkus Saksamaale, sõjakeedises oli Saksa erinevates institutsioonides, siis riigiteenistuses. Kirjutas doktoritöö sellest, kuidas Balti riikide okupeerimine on õigusvastane ja kuidas Nõukogude Liit ja Venemaa üldse rahvusvahelist õigust näeb ja tõlgendab. Oli Saksa välisministeeriumi teenistuses, nõustas
kantsler Adenauerit ja hiljem veel, olles juba erinevate ülikoolide juures tööl, jätkas nõustamist, siis Saksa valitsuse nõustamist. Ja näiteks osales ka Adenauri kuulsal 55. aasta visiidil Moskvasse, kus oli teemaks Saksa sõjavangide naasmine Saksamaale ja hiljem oli ka Moskvas Saksa saatkonnas tööl. Ja tema ideed ja mõtted sellise idaõiguse Ostrecht saksa keeles teemadel siis väidetavalt olid suureks inspiratsiooniallikaks Lernerile, kes kasutas tema mõtteid, tema sellist argumentatsiooni ja professor Malksoo, kellel muuseas täna on sünnipäev, kirjutab selles raamatus Ajariimid siis oma mälestusest, kuidas Lennart Meri 2000 alguses oli Saksamaal visiidil ja ta mäletab väga elavalt, kuidas Meri siis väga juba elatanud Boris Meissneriga pikalt vestles, loomulikult saksa keeles. Et siin on noor Meissner, natukene väike pilt, aga siin on ta juba sellise eakama mehena. Nii et Meissner võiks olla see sümbol, aga neid isikuid, kes sümboliseerivad Eesti-Saksa võimitud ajalugu, neid on veel. Meissner, nagu öeldud, mõjutanud väga palju Lennart Meri. Lennart Meri oli loomulikult, nagu kes teame, Eesti välisteenistuse taastamise arhitekt, selle suunaja, kujundaja, aga neid isikuid oli veel, kes vedasid meie välisteenistuse käima ja aitasid kaasa ka Eesti-Saksa suhete taastamisele. Mart Laar kirjutab selles raamatus elavalt sellest, kuidas Helmut Kohl teda Budapesti mustlasrestoranidesse kaasa võttis ja kuidas sellest arenes selline aastatepikkune vahetu omamehelik suhtlus, mida siis võib-olla, et ka... Kas Kohl pidas Laari mustlaseks? Peab tema käest küsima, aga Laar kirjutab seal, et tema ei saanud aru täpselt, mida siis selline institutsioon nagu Helmut Kohl seda oli, mida ta sellises pika habemega mässajas, keda siis Laar nägi, mida siis Kohl nagu siis Laaris justkui nagu leidis, aga ju siis leidis, et see jutt läks neil käima ja kestis aastaid ja väidetavalt Kooli, ütleme siis selline ambivalentne suhtumine, ütleme, idapoliitikasse, kolmnurgas Saksamaa, Baltikum, Venemaa on ju teada, aga see väidetav kõne võib-olla seal juulilepingute sõlmimise eelõhtul võis olla üsna oluline selline nüanss. Nii et minu küsimus sulle, Indrek, ongi see, et mida sa mäletad nendest esimestest hetkedest? Sina liitusid Välisministeeriumiga aastal 1994, aga enne seda sa olid Vabariigi valitsuse esindaja Narvas ja selles raamatus oledki sa meenutanud just enda mälestusi läbi nende kahe rolli, eriesindaja ja siis Välisministeeriumi kantsleri rollide kaudu. Mida sa mäletad nendest esimestest kontaktidest Saksa võimudega, Saksa diplomaatidega, Saksa kolleegidega? Kes need inimesed olid, kuidas nad neid suhteid sinu mälestustes kujundasid, mis need teemad olid, mis Eesti ja Saksamaa vahel eetrit täitsid, baltisakslased, Saksamaa ajalooline vastutus, Eesti naasmine, nagu Lennart Meri kirjeldas, kadunud poja tagasitulek, aga ka Eesti jõudmine või siis püüdlemine Euroopa Liitu ja NATO-sse, kõik need sellised suured teemad, et mida sa sellest mäletad. Ja siin selle pildi peal on siis ka kaks härrasmeest, Andreas Maier-Landrut ja Henning von Wiesenhausen, mõlemad baltisaksa päritolu,
Saksa diplomaadid, Maier Landrut oli presidendi ameti juht, kantselei ülem, aga ka 2-kordne Saksa saadik Moskvas. Ja von Westinghausen, siis nagu me kõik teame, oli esimene Saksa saadik Eestis. Ja sina meenutad selles raamatus väga elavalt seda esimest kohtumist Westinghauseniga, kui sa olid Narvas ja Westinghauseni sinna ilmumine mõjus nii-öelda rahustavale kohalikule elanikkonnale, kuidas Westinghausen tuli ja seletas, rahulikult argumenteeris. Ja siis kõige lõpuks, kui ta lahkus, ütles ta sulle, et ma arvan, et siin linnas ei ole teil head kohvi, aga tule, mul autost on termos. Ja siis te jõite seal auto kapoti peal või seal pagasniku jõite siis head kohvi. Et jaa, nii palju sissejuhatuseks. Mida sa mäletad sellest ajast ja Saksa kolleegidest? No, aus vastus ongi, ega suurt midagi ei mäleta, vaata kui ammu see oli. Minu vanuses ei mäleta kõiki asju, aga üldiselt on tähele panna ka, et mida vanemaks inimene elab, seda paremaks lähevad tema mälestused, sest ta hakkab neid jutustama sellisel kombel, nagu tema vanuseid enam üldse kõrval ei oleks ja ta võiks kõik ise välja mõelda. No tegelikult Eesti-Saksa suhetega mina Välisministeeriumis otseselt nendes valdkondades, mida sa nimetasid, kõik need suured Saksamaa vastutused ja Eesti naasmine perre ja Saksamaa erinevate poliitikute ja diplomaatide arvamused käisid vastavalt spetsialist. Ma arvan, et siin täna on raamatupoeski inimesi, kes sellest nagu mäletavad. Aga küll aga oli minu vastutusel nii-ütelda Saksamaa koju surumine ehk Saksamaa saatkond oli Henning von Westinghauseni kavalal soovil imbunud Välisministeeriumi kehandisse ehk EKP Keskkomitee majja ja okupeeris seal terve korruse. Nii et ütleme, selle kohta Saksa okupatsioon öelda oleks muidugi liiast, aga ütleme, jalus nad meil olid ja Välisministeerium ei saanud areneda. Ja seetõttu minu niisugune suhe Saksa diplomaatidega ei olnud vältimatult kogu aeg mõistev ja sõbralik. Aga õnneks Henning von Westinghausen, kas tema ei olnud mitte enne näiteks Saksa konsulaadis Peterburis? Peterburis, jah. Nii et nad mõlemad, ütleme, tundsid seda Nõukogude Vene asja ka ja Vene asja ja seetõttu said ühest küljest ka väga hästi aru, miks meile see ei sobi. Ja Westinghausen teadis kohe, et siin peab natuke tegema ja ütles, et nüüd on asi korras, et me kohe-kohe hakkame saatkonda ehitama. Ma ei mäleta, millal see uus saatkond seal Toomkuningas valmis sai, igatahes ma arvan 15 aastat hiljem võib-olla. 98 oli, jah. 2001 kõrg sinna veel. Vot, see kõlab tõenäolisemalt, jah. 98 alustati. 98 alustati, aga valmis sai ikka selle sajandil, jah. No ühesõnaga, aga siis see kõige toredam lugu oligi niimoodi, et siis saabus meile terve välisminister härra Kinkel Saksamaalt külma visiidile. Ja kõik läks väga hästi, käisime Saksa saadiku Botschaftsresidentsis Toompeal ja see on ju muidu on sealt Toompea lossist Riigikogust väga hea oleks residentsi näha, kui see oleks Moskvov ja imelik ehitis meie katus on niisugune, ma ei tea, Sigulat. Ehitis on seal vahel, aga tuleme siis seal ja kõik on nagu väga tore ja siis Westinghausen hakkas vaikselt rääkima, aga et no, varsti ehitame saatkonna ja saab meil üks raha vaja selleks eelarvest. Kinkel vaatas, aga see ei ole siis saatkonna. See ei ole juba saatkonna. Vaik ja siis pärast selguski, et kogenud diplomaadid Saksa Auswärtige amtis olid asja ajanud niimoodi, et ministrid väga ei teadnud, kuhu raha kulus. Ja Westinghausen sai seetõttu selle ilusa residentsi, mis vist oli tema vanaema pere või kellegi omand olnud. Vanaema oli seal väidetavalt jah, no, vanem oli sündinud. Igatahes, et tal oli sellega oma suhe ja väga ilusti korda tehtud maja tänaseni Toompeal ja väga funktsionaalne ja teen imest. Aga et siis pärast seda me saime nagu von Westinghausengi tõelisteks nagu verevendadeks, sest meil oli oma saladus.
et saatkonna raha on kulunud küll residentsil, aga saatkonna enda jaoks jagus ka veel raha. Et sellised praktiliste asjade ajamised oli rohkem minu töö, et mina sakslasi otseselt ei veennud, et eestlased on NATO kõlblikud või et Tartu rahupiir on meile kuidagi tähtis. Aga kuidas see lugu oli, et kuidas Saksa saatkond üldse sinna Välisministeeriumi hoonesse sattus, et miks just sinna? Sellepärast, et ruume ei olnud. Nõukogude võim ei jätnud palju ruume, kuhu oleks üldse midagi või kedagi majutada saanud. Ja ta jättis küll palju ruume, kui nad lõpuks oma väed välja polisid. Ja nendega polnud jälle midagi teha. Et ega seda saatkonda mingisse kasarmuhoonesse ei pane. Nii et ma arvan, et selle Lennart Meri lihtsalt sealt kellegiga leppis kokku minu asjade valitsejaga ja kõik said aru, et nüüd on vaja ruume, taanlased olid ju ka seal samas ja nii nad seal olid. Ja kõik me saime aru, et see olukord ei saa lõputuseni kesta. Aga tollel ajal Eesti Vabariigis veel ei olnud eelarvestrateegiat ja pikka perspektiivi, vaid meie jaoks oli see arusaamatu, et mis mehed te olete. Tehke nüüd midagi, et sügis on käes, kaua me ootame. Aga neil olid omad reeglid ja loomulikult nad ei saanud niimoodi nipsust midagi teha. Kuidas see igapäevaselt välja nägi, et kas seda juhtus tihedalt, et seal liftis saite Westinghauseniga kokku ja rääkisite? Seda ikka tuli ette muidugi, kui ta just trepist ei läinud. Ja aga siis sai ta trepi peal ette. Selles mõttes ega neil nagu mugav ei olnud, et Eesti Välisministeeriumil oli ka väga lihtne nagu ühendust võtta, kui oli kiire. Aga tegelikult ikkagi see ei lähe nagu ilma asjata teise riigi saatkonda. Ega neil olid ikka juba varem need uksed, mis läksid kinni. Mitte nagu meil, kus igaüks tahtis, kes tuli, see astus sisse ja läks kuhu vaja. Sul oli ka siis niimoodi, et sa ei saanud päris sinna 7. korruse, kus praegu asub muuseas poliitika planeerimise osakond, kus ka suur osa sellest raamatust on valminud. Et siis ei olnud niimoodi, et sa lihtsalt jalutasid sinna sisse, vaid sa pidid ikkagi kokku leppima, et kantsleri soovib kohtuda. Ja see ju, eks me ju püüdsime ka kombeid õppida, et koputada. Et see niimoodi muidugi ei olnud, need olid ikka kinnised tsoonid, terve korrus oli Saksa saatkonna käes, liftide juures tahtis kohe mingi klaassein, kus oli see uks ja selle tegi lahti keegi nupuga. Teise pingist. Aga kas see, et Saksa saatkond oli Välisministeeriumiga samas hoones, kas see kuidagi tekitas sellise lähedustunde ka seda ühelt poolt ja teiselt poolt, et kas meile olid tänu sellele Saksa seisukohad paremini teada, et me olime sama katuse all? No see küsimus kuulub nüüd juba välisluure valdkonda, et kas meil oli Saksa saatkonna seisukohad teada. No küllap oli midagi. Ei, me ei teostanud lähedase, liitlase ja toetaja riigi suhtes mingisuguseid niisuguseid võtteid, aga muidugi inimlikult võttes, jah, muidugi sa näed päevast päeva inimesest, tead, kes nad on, lõpuks ikka hakkab tere ütlema, saab tuttavaks ja isegi kui ainult liftis. Ja küllap nendel, kes poliitikaga tegelesid, olid need. Aga mõtleme ka sellele, et tollel ajal veel oli ikkagi niimoodi, et ja seda ma pean muide von Westinghauseni puhul ka märkima, aga tema perioodi teisedki saadikud, Lars Grundberg või kes siin iganes ei olnud. Ega nad nii väga Välisministeeriumiga ei tahtnudki rääkida. Nemad sõitsid uhkelt lipumani Mercedese külge, sõitsid Kadriorgu ja veetsid sealt tunde. Ja siis Välisministeerium pidi tõesti välja uurima, et millest nüüd siis võib-olla rääkida. Või kui lepiti millest kokku, kust me seda teada saame. Et siis need niisugused süsteemid ja koordineerimised ja välissuhete nõunikud ja vastupidi ja need kõik tekitati selle nagu tagajärjel osas. Nojah, tuleme ise tagasi selle pildi juurde, siis see on nüüd natuke enne sinu aega, aastal 1991 septembris visiit Hans-Friedrich Genscher
välisminister, kes oli selleks hetkeks olnud Saksa välisminister juba 17 aastat. Ja Lennart Meri, ma saan väga austas teda, ta on kirjutanud, Lennart Meri on, me teame kõik, mis ta on kirjutanud, aga ta on kirjutanud ka Akadeemiasse aastal 1997 artikli Genscher Eestis, kus ta siis räägib sellest visiidist ja räägib laiemalt nii-öelda kõigest sellest, mida me Saksamaalt tahtsime ja mida Saksamaa anda sai ja kuidas Genscher selles kõiges nagu nii-öelda keskset rolli mängis. Ja ta mitu korda ütleb seal kaudsemalt või otsesemalt, et ta õppis Genscherit väga palju. Nii et Genscher mõnes mõttes võib-olla ongi ka Meri õpetaja diplomaatias. Ja ta seal ütleb otse, et Meri nii-öelda siis imetleb Genscheri nagu sellist läbirääkimisvõimet ja seda, kuidas ta suudab inimestes usaldust tekitada ja kuidas ta tajub ajastu vaimu. Ja siis, kui Genscher lahkus välisministri ametist aastal 1992, kuidas Meri võttis seda siis väga isiklikult ja löögina enda suhtes, et ta on nagu sellise liitlase kaotanud. Aga kõik jätkus, tulid uued inimesed, Meril muidugi ta seal kirjeldab, selles artiklis olid Genscheriga suured plaanid, aga need kahjuks ei teostunud ja tuli teisi teid otsida. Aga see pilt on ka huvitav, sellepärast, et selle pildi peal keskel taga nurgas on Emily Haber, kes oli viimane Lääne-Saksa välisministeeriumi Baltikumi lauale. Ja ta viibis ka just mõned kuud tagasi Eestis ja meenutas seda käiku ja seda sagimist ja seda nii-öelda elevust, mis selle visiidi ümber oli. Ja hiljem sai tast siis Saksa saadik Washingtonis ja ka välisministeeriumi riigisekretär. Ja ühesõnaga siis väga keskne Saksa diplomaat, kellel oli Balti kogemus ja Balti asjad südames. Aga me rääkisime, siin võib-olla veel taustaks, et siin on visiit, kus on Richard von Weizsäcker, Saksa president aastal 1993, see on ka enne sinu aega natukene, kus siis Meri seletab, et mis Olev Subi maali peal toimub Lahemaa kunstinõukogu, et Meril olevalt väga meeldinud seda maali näidata ja seletada, kuidas siis tema jaoks see maal sümboliseeris sellist vaimset vastupanu okupatsiooni surutisele. Ja nagu näha on siin härra Maier Landrut ilmest, siis kõik jõuab kohale ja läheb väga korda. Sellest visiidist nagu rääkisime, siin sa oled, ma ei jõua. Jälle ei näe siin. Nii. Siin sa oled siis ilusti näha ka kinkeli selja taga. Ja see oli jah, nagu sa mainisid, see visiit, kus Saksa saadiku residents avati. Seal residentsi avamisel ka kinkel pidas uhke kõne, kus ta ka viitas Eesti-Saksa pikale ajaloolisele sidemele, kus Meri oli ka klaasi tõstnud, aga see klaas oli täidetud, kas see oli siis äkki apelsinimahlaga, kuna Meri oli lubanud, et seda, kui Vene väed välja ei lähe, siis tema šampust ei joo. Aga õnneks tal ei tulnud kaua oodata, et see mõne kuu pärast juba juhtuski. Ja siin on üks stseen siis sellest, kuidas Saksa saadiku residentsi on juba kasutama hakatud. Aga rääkides saatkondadest, siis lisaks Saksa saatkonnale on suure sümbolväärtusega Eesti saatkond Berliinis, aadressil Hildebrandstraße 5. Selle maja me saime endale aastal 1920, see on sellest ajast peale Eesti valduses olnud. Isegi külma sõja ajal oli kinnistusraamatus kirjas, et omanikuks on Eesti Vabariik, aga sulgudesse siis lisatud, et omanik ei viibi parasjagu kohal. Ja see hoone oli siis antud ühele juristile, kes siis selle maja asju ajas ja üüris selle üürikorteriteks välja. Kui me räägime saatkonnast, siis meie teadvuses nagu esmajoones tuleb kohe mingisugune hoone silme ette. Aga kui me sügavamalt mõtleme, siis saatkond ikkagi on
on need inimesed, kes selle saatkonna sisuga täidavad, kes nende teemadega tegelevad ja Eesti saatkonnas Berliinis on väga palju väga kireva ja markantse elulooga inimesi läbi käinud. Siin pildi peal paremal pool Karl Menning, väga pikaajaline saadik, kes jäi sinna saadikuks 13 aastaks. Siin on ta siis koos välisminister Pusta, Eesti välisminister Pusta ja Saksa välisminister Gustav Stresemanniga. Jah, eks ole. Või Georg Meri, keda on nimetatud Eesti 200 vahelise diplomaatia üheks säravaimuks täheks, tegeles Berliini saatkonnas aastal 33–38 majandusküsimustega. See oli just see hetk, kui Saksamaal oli võim vahetunud ja olid järjest keerulisemaks muutumas. Asiga, mida tegelikult Menning oma kirjades koju sõpradele väga lähedalt kirjeldas, kuidas need olud Saksamaal muutuvad ja kuidas ta sellele ühiskonnale ja rahvale kaasa tunneb, et seda Eesti mõtteloo sarjas ilmunud teost teatritegu soovitan täitsa lugeda, kui on huvi siis selle sõdadevahelise Eesti saatkonna loo vastu. Aga Meri tegeles siis aastal 33–38 saatkonnas majandusküsimustega ja naases Berliini 40 aasta kevadel 3 kuuks, pidas läbirääkimisi siis baltisakslaste Eestisse jäänud varade osas ja ka siis Läänemerel arestitud Eesti laevade vabaks laskmise osas. Ja need kirjeldused on väga, väga põnevad ja neid tasub ka lugeda, et milline too aeg oli. Aga Georg Meril oli kaasas ka laps Lennart, kes siin on saatkonna kõrval asuvast Tiirgrafini pargis aastal 35 jänguga. Ja Lennart Meri on ise kirjeldanud neid mänge seal Tiirgrafini pargis, et kuidas mängiti indiaanlasi ja muid teisi vahvaid toona populaarseid mänge. Aga sinna tuleb mängu Indrek 90-ndatel, kui see maja nägi välja selline, pärast seda, kui sealt olid üürilised üle ja läbi käinud. Ja kui me hakkasime seda maja taastama, kõigepealt tuli ta muidugi loomulikult tagasi saada, seal oli tükk tegemist nende üürilistega, et nad välja koliksid. Sest mõned seadsid täpselt kahtluse alla selle, kas tegemist on selle sama Eesti Vabariigiga või on tegemist millegi uuega. Ja siis sai loomulikult need Boris Meissneri teosed nina alla lükata ja lõpuks need üürilised, kes isegi läksid nii kaugele, et andsid asja kohtusse ja lõpuks seal kohtus kaotasid. Selle pildi peal võib see olla aasta 98, siin allnurgas on toonane saadik Margus Laidre ja siis kaitseatašee Jaagur Benno, kes siis mõtlevad, et mida peale hakata. Mida me siis selle majaga peale hakkasime, kuidas selle maja korda sai, mida sa mäletad? Ja jälle ei mäleta, et korda sai, läks kõik korda, aga küllap esiteks muidugi nägi see välja, nagu ma mäletan, kumb vene kirjanik, Bulgakov või Platonov, kummal on see Elpit tööliskommuun number 13. See nägi umbes niimoodi välja. Tööliskommuun oli seal olnud ja päris nagu saadana sigidikus solokubil, et keegi oleks nurka midagi teinud, maha jätnud, seda ei olnud, nii palju oli kultuurna. Aga mis ei mäleta kroonides, me arvutasime Saksa marga, mis see kurss oli 8 krooni või 1 Saksa mark. Oli umbes nii. Ja siis me arvutasime ja igaks juhuks Eesti valitsuses käisime, näitasime Saksa markades seda vajaminevat summat, et see kuidagi läks valitsusel kergemini kurgust alla. Reservfondis ja igal pool. Aga võeti nagu ette, et see on meie omand, kui me tahame olla taastatud iseseisvusega riik, siis on loogiline, et me ka selleks vajalikud tööd teeme. Ja jälle ei mäleta, mis aastal ta valmis sai. Ta sai 2001 valmis, siis käis Lennart Meri seda avamas. Just. Ja mis aastal see Venno sealt ära tuli sõjavähtajal, kaitseatašee?
seda ma ei oska sulle öelda. No igatahes pärast läks sinna kõige värvikam Saksa saatkonnas teeninud isik, kolonel Terras läks kaitseatašee. Ja noh, tema on korpsakala mees ja need räägivad siiamaani saksa keeles enamasti peale. Eesti mehed ei ole eesti keeles rääginud. Ja siis Terrasest oli väga palju kasu, sest et seal vastas oli see mingi kaitseministeeriumi või Bundeswehri. Siiamaani on, jah. On, eks. No, et kus see Stauffenbergi kõik värk on. No, et ja siis Terras lõi seal õigeaegselt suhted, mis tõttu meie saatkonnal oli Berliinis ikkagi privileeg, et meil oli parkimiskohti, sest ta hankis sealt mingi umbes 2 auto kohad. Mart, sina olid siis saada? Ei olnud? Mul ka ei meenu. Igatahes, nagu kõigi nende asjadega, noh, neil on ikkagi omaaegne pitsar, me ütleme 25 aastat hiljem, eks ole. Tänapäeval mõne asja taipaks teistmoodi võib-olla teha, teeks parem, võib-olla isegi juba planeerida. Tollega ma ei mäleta, et oleks nagu väga hullusti viltu pandud, et seal ei ole iga aasta ümberehitust või midagi. Või on? Või just töökeskkond on? No nüüd just ju oli suur remont taas ja nüüd on see lisaks sellele, et ta on ka saatkond, ta ei ole mitte business hub, vaid ta on esitluskeskus. Et saatkonna nii-öelda roll ja võimalused ka muutuvad ja meie siis muutume koos nendega, aga kuidas omal ajal oli, kui see maja valmis sai nii-öelda või noh, see protsess, et kas taga oli nagu palju tegemist selle ehituse käigus, et seal tuli nagu mingisuguseid ootamatusi, kas sa mäletad, et selle majaga oli mingisugune peavalu ja kuidas see lõpptulemus siis oli, et kas siis oli nagu selline eufooriline tunne, et vot, tegime hea asja ja rahul oli suur? No kindlasti siin tollel ajal sellega otseselt nagu tegelenud Rein Holm või Mati Vaarman või ma isegi ei mäleta läbi aastate, kes seal võis nagu igapäevaselt nende probleemidega lisaks saatkonna personalil tegeleda. Paneks kindlasti vahvaid ja värvikaid detaile. Aga kui nüüd praegu jälle minu käest küsida, mina ei mäleta, seda ma tean, see on rusikareegel, et ükskõik kui palju ministeerium vaeva ei näi või kantsler või asekantsler haldusküsimustes või kes iganes. Alati saadik ja saatkonna personal ütleb, et ikkagi oleks pidanud paremini teha, natuke läheb. Ma ei mäleta, et Berliini puhul oleks seda olnud. Ei olnud sellist nurinat, et kurgivain jälle tegite kõik valesti. Pigem oldi nagu rahu. Ja kui 25 aastat vastu pidas ilma remondita, siis pole ju vahest. No jah, selles mõttes on neid remonte olnud, enne eesistumist 2017 oli vähe suurem remont ja selliseid väiksemaid töid on veel olnud ja nüüd siis oli järgmine suure remont, kus... Aga see eesistumisega saab muidu nagu valitsuks raha ka. Sest et praegu mina sain aru, et Eesti hakkab mingi Balti assambleed eesistuma, et kus Riia ja Vilniuse diplomaadid on. On ja kiiresti taotlus sisse. No igatahes see maja on suure sümbolväärtusega, ta on väga hea visiitkaart, seda maja teatakse, me saame alati rääkida seda lugu, oma lugu läbi selle maja ja nagu ma ütlesin, siis saatkonna võimalused ja saatkonna olemus ka siis ajaga koos on laienenud. Nii et võin öelda, et praegu me oleme küll väga õnnelikud, et meil see maja on olemas ja et ta on säilinud, et ta omal ajal sai korda tehtud, et sinna sai panustatud aega, raha, verd, higi ja pisaraid. Nii et loodetavasti see kõik on nüüd ära tasunud ja see kõik on seda väärt olnud. Ja tänapäeval näeb ta välja umbes selline. Siin ees on Edward von Lõmbuse vanade eestlaste kompositsioon, mis ka väga palju tähelepanu. Näiteks presidendi, kui oli Steinmeieri siis külaskäik siia saatkonda ja siis sai siin vanade eestlaste ees pilti tehtud, siis presidendi protokoll küsis, aga mida see pilt eneses kätkeb, mis on selle varjatud tähendus? Nii et siis on võimalik jälle seda lugu rääkida. Ja siin on pilt tänasest päevast saatkond, see on vana saadiku kabinet, mis on raamatukoguks tehtud, aga seda saab siis kasutada ka
esitluspinnana ja teemad, nagu te näete, on sellised nagu ajastu nõuded seda ette näevad, aga tegeldakse ka jätkuvalt kultuuriga ja laes on nüüd kaunid murakavalgustid, et see saatkond näeb välja selline tänapäeval. Sellest majast me juba rääkisime, sellest, kuidas Välisministeeriumi seinte vahel oli 90-ndatel Saksa saatkond ja kuidas Westinghauseniga sai muhedalt juttu ajada trepi peal või liftis. Aga muhedalt ajasid juttu ka omal ajal ilmselt Paul Lööbe ja Kaarel Endpalu. Lööbe oli siis Reichstagi ja president ja Endpalu Riigikogu esimees. 29. aastal suvel oli Lööbe Eestis külas ja aasta hiljem käis Endpalu Berliinis. Millest nad siin räägivad, pole teada, aga küllap nad sellest meie põimitud ajaloost räägivad. Võib-olla herrenhuutlastest, võib-olla ristiusustamisest, võib-olla Vanderbilt katekismusest, võib-olla kartuli Eestisse jõudmisest, võib-olla Eesti inseneridest ja kunstnikest, kes käisid Saksamaal õppimas või jumal teab, millest veel. Minu küsimus sulle võib-olla lõpetuseks ongi see, et mida me selle põimitud ajalooga nutikalt võiksime sinu vaates peale hakata, mida me sellest põimitud ajaloost võiksime kaasa võtta, kui me tulevikus Saksamaale visiidile lähevad, kui meile saabuvad visiidid. Kuidas see teadmine sellest ajaloost muutunud on? Midagi, mida võib-olla Lööbe ja Endpalu ei teadnud, aga midagi, mida Lauri Hussar ja Julia Klöckner juba teadsid, kui nad eelmisel sügisel Berliinis kohtusid. Mida sa näiteks Hussarile andsid kaasa tee peale? Kindlasti Lööbe ja Endpalu ei teadnud, mis masti mehed tegelikult on Hitler ja Stalin, aga said olusal kombel teada oma naha peal. Et tänapäeval mina isiklikult Riigikogu esimehele nagu otseselt midagi kaasa ei anna, et ma võtan tal pass oleks igaks juhuks, kui juhtub seketu, siis ei ole enam. Aga ütleme, Saksa ja Eesti suhted on, nagu sa ütlesid, lisaks kõigile nendele tipptasemele presidentidele, ministritele ja diplomaatilisele igapäevasele läbikäimisele. Siin on nii palju, et mida ajaloost kaasa võtta, igaüks peab selle oma leidma, et Sirvil natuke siis saab siit selle perioodi kohta. Ma ei oskaks kellelegi nõu anda, et kuidas sakslaste südameid võita. Praegu minu vanustele muidugi veel saab. Kui ütled, et Beckenbauer oli maailma kõige parem jalgpallur, ütleb Pele. See on kohe korda. Aga raamatutarkust või filme või niisugust asju ma tõesti ei oskaks. Ma arvan, et siin saalis on kamba peale paneks kindlasti igast killukad ja kohtud. Aga ma seda ülesannet niimoodi käigu pealt ei oska lahendada. Mida ma ise nagu olen hiljem elus tundnud, et 10 aastat töötasin sellises Euroopa Parlamendi grupis, kus räägid saksa ja prantsuse keelt, sest kõige rohkem oli sakslasi ja prantslasi. Ja mis ma tähele panin selle ajaloosul see, et kui see sakslase usaldusel lõpuks välja teenib, ta ei ole nagu umbust keskelt. Kui selle välja teenid, siis saab hakkama küll, et siis ta ikka peab sõna. Ja on võib-olla meilt ka võtab vastutasuks seda sama. Kui lubad, siis tee ka. Ma ei tea. No,
igatahes on meil olemas nüüd manuaal, mida nii-öelda siis sirvida, kui kohtumisele minna ja mida ma ise olen mõelnud ja mida ka minister Tsahkna siin eessõnades räägib just nimelt selle õunaaia analoogia põhjal, et Eestil ja Saksamaal on selline hea oskus, omadus, julgus vaadata sinna minevikku, seista minevikuga silmitsi, mis iganes toonid sealt vastu vaatavad, julgeda sellega tegeleda, sellega rahu teha, sellega nii-öelda sügavamalt hakkama saada. Ja siin on see oskus sügavas nii-öelda vastuolus või kontrastis nii mõnegi teise suure riigiga, kes ei ole seda teinud ja mis on paljuski tänaste hädade tragöödia üheks juurpõhjuseks. Nii et see julgus minevikule silma vaadata, mis iganes seal ei ole, et see on see, mis meid kokku seob, meid ka tugevamaks muudab, ma usun. Jah, ja nüüd tuligi kohe tänu sulle meelde jälle, et oskus minevikule silma vaadata, julgus sellega leppida ja vist ka väärikus selle eest, mis nihu on läinud vastutada. Et seda saab vaadata, mille järgmine kord, kui keegi tuleb, võib minna Laibeneri mõisa sõjamuuseumisse, sest et kui ma olin seal tööl 2007 näiteks, siis üks väga vahva termitas Estika vilistlane võttis ühendust ja ütles, et tema üks kaasvilistlane, kes Kanadas on ära surnud, et tal on mingid paberid, et ta toob need sõjamuuseumisse. Muidugi tuleb muuseumisse koguda sõjajalooga seotud paberid. Ja üllatus, mis oli? Oli keegi Tommy Thompson, kes oli sõdinud Legionis ja sattunud selle kaudu Saksamaale ja siis seal oli siis jõudnud nii kaugele nad mingite poistega, et nad said ameeriklastele alistuda ja nagu Punaarmeega. Siis Ameerika kapten ütles, et kirjutage oma teenistuskäik üles. Kõik kirjutasid, teenisime selle. Kapten vaatas vist 3 tükki luges läbi, kõik olid ausalt kirja pannud, et Legion. Kuulge, kirjutage midagi sellist, et ma saaks teid kasutada. Et see Legion unustage ära. Ja siis nad kirjutasid normaalse CV. Mille peale neist moodustati vahikompanii, kes valvas Nürnbergis sõjakurjategijaid Nürnbergi tribunalis. Ja üks nendest vendadest oli juba kooliajast saadik suur autogrammi huvi. Ja kogus autogramme. Järsku vaatab, et nii palju kuulsaid inimesi ja tema valvab neid. Ja oli liginen sakslasele, ilusti saksa keeles küsis, et kas sa võin teie autogrammi, see oli urised. Ja siis poisid olid mõelnud seal õhtul kasarmus ja järgmine päev lasid kõlaka lahti, et kuule, et kui teie allkirja ei anna sellele mehele ja neid autograafe, siis hakkavad kohe teid valvama poolakad ja tšehhi. Iga sakslane. Näidatud. Aitäh selle meenutuse eest. Ma arvan, et siin me tõmbame joone alla. Saab tulla küsimusi küsima veel näost näkku, aga sellise poodiumi peal rääkimise me siin lõpetame. Kes tahab edasi kuulata ja nendel teemadel mõtteid vahetada, siis homme oleme tuuriga Tartus, kus räägime Alex Reimanniga enam-vähem samadel, aga sootuks teistel teemadel. Ja tutvuge raamatuga, loodetavasti leiate sealt endale midagi huvitavat ja täna on suurepärane võimalus seda, aga ma saan aru, tunduvalt odavamalt endale soetada. Nii et mitte päris, aga peaaegu. Aitäh kõigile kuulamast, tulemast, aitäh Hendrik sulle ikka seda passiooni ja kirge, millega sa Eesti elu jälgid, kuidas sa südant valutad meie tuleviku, oleviku pärast ja loodetavasti ikkagi tunned rohkem rõõmu kui muret. Aitäh kõigile, aitäh sulle!